See video on mõeldud eelkõige sulle, kui sa tegeled metsanoorendike hooldusega ja Vikati huvi on mind viinud kohtumisele väga eriliste inimestega ja selles videos ma kohtun Aavo Kannikesega ja Aavo tutvustab enda välja töötatud ja 30 aasta jooksul praktikas lihvitud imetabast tööriista, mis teeb metsanoorendike hoolduse kordades lihtsamaks. Ma usun, kui sa oleksid seda teadnud varem, siis oleksid sa saanud kokku hoida tohutu ajalise, rahalise ressursi, mis sul on kulunud metsanoorendike hoolduse peale. Ja see metsanoorendike hooldustööriist on Vikat. Aavo on selle ise välja töötanud ja praktikas lihvinud ideaalseks tööriistaks. Ja tema 30 aasta jooksul kogutud tarkused on praegu kokku pakitud sellesse alla tunni pikkusesse videosse. Ja isegi kui sa metsanoorendike hooldusega ei tegele, siis on see video kindlasti huvitav vaatamine. Ja siin on tohutu kontsentratsioon tarkusi, kogemusi. Me lähme Aavoga metsa, Aavo näitab praktikas, kuidas tööriistaga töötamine käib, näitab töövõtteid. Ja need kogemused, mis tal terve elu on kogunenud, on kulda väärt. Ma usun, et see video sulle meeldib. Kui meeldib, pane like, jaga sõpradele ja mina tänan vaatamast ja head vaatamist. Karuse kuu ei olegi siis tervikkuu, vaid ta on siuke mingi periood. No, ta on mingi karuse päev, mingisugune usuga seotud päev. Et need on siis minu poolt nii-öelda taas avastatud vanad vikatid või metsatöö vikatid. Et ma ei tea üldse, kui palju siis kunagi endise Eesti Vabariigi aegu seda tüüpi asju kasutati. Võib-olla ikkagi siis nagu need lühemad vikati need mudelid, millega metsas töötati ka või püüti töötada. Ega see metsa istutamine ei ole ka väga arvukas majandusteema olnud. Aga no, see on pikk jutt. Nii, ühesõnaga mina Sagadi alla sain tagasi vanaema maad. Need on tänapäeval, need olid metsa all ja seal on nii-öelda väga märg ja väga viljakas, endine merepõhi nagu. Ja siuksed angervaksa lontsikud ja väga raudkive täis ja see oli juba 95. aastal tegime esimesi istutusi seal ja siis ma lihtsalt hädasunnil vaatasin, et miski ei aita, me peame siin mingid vikatit saama. Proovisin algul ema vikatiga, mis on nii-öelda naiste mõõt number 6 või 7 ja sellega oli kohmakas, sest rohi oli maru kõrge ja abikaasa ka minu mõõtu ja et siis ma tegin vist kohe teiseks aastaks tegin juba ühe nii-öelda laste vikati. Hästi köögipõrandaharja varrest võtsin siis varre ja siis need kinnitusviisid ei sobinud, sest see varres oli nii peenikene, et siis ma puurisin läbi poltpiitega. Ühesõnaga, olude sunnil hakkasid otsima vahendit, kuidas noorendikku hooldada. Jah, või otsid suure rinnuni rohu seest, nõgesed. Sellel ajal trimmerit ei olnud ju? Ei. Ja trimmeriga ei leiagi. Just, aga tänapäeval minnakse trimmeri juurde kohe. Või selle võsalõikuri? Jah, võsalõikuriga ja see on see asi, mis nagu ei sobi. Et see on teatud metsakasvukohtades, kus ei ole meeletut rohtu. Et ühesõnaga öeldakse ju niimoodi, et ega siia ei saa ju enne oktoobrit tulla, et enne kui nagu see võsa hakkab laasuma ja rohi pruunistuma, et siis me ju alles näeme kuuske. Nii, aga selleks ongi see hilja, mis ma siin tee peal rääkisin. Et siis on juba lootusetult hilja, laiguti on juba vaarikate sees ja muus rohus on lihtsalt kuused hukkunud. Nii, et tuleb suvel ka teha, vähim, mis tuleb teha.
just selle kõige suurema kasvu ajal. Just, ja no midagi ei ole teha. Ja siin siis veel see sama asi, et mitte laus niita taime ümbrus puhtaks, sest siis tuleb see hädal, mis tuleb korraga, muidu ju taimestik hakkab tulema, iga taimeliik tuleb ise ajal, omas rütmis, naak tuleb nii ja naa ja vaarikas. Aga et siis taim püsib nagu kauem, saab hakkama seal rohu sees ja siis ükskord on umbe. Aga kui me niidame laus puhtaks, siis on see teema tõesti, et see hädal tuleb siis nii vaarikas, kui kõik tulevad ühe korraga, hakkavad taastama ennast. Ja siis on korraga ilgelt pime. Ja see taim lämbub ära. Pigem nagu siuke looduslik lähenemine, suuremad oksab taimed ära. Et isegi nagu siukene räsimine ja tallamine. Ainult tallamine ka enamasti ei aitaks. Selles mõttes, siin on ju need igasugu need soovitused ja brošüürid, kus siis et suvel ikkagi tallata. Aga see tallamise juures imehea töövahend ongi vikat. See sama vikat. Pärast näeme, kuidas on võimalik selle vikatiga üldse meie taim üles leida ja vikati abiga siis seda ohlata seda kõrget taimestikku maha ja siis tuleb peale. Ja katete teema, vaata mul on nad nummerdatud, siis kui ma erametskonas töötasin, siis mul oli neid nii-öelda terve süle täis. Sa hakkasid ühe sõnaga enda erametsa hooldama ja võtsid selle hoolduse viisi siis sinna erametsskonda või sinna metskonda üle siis, kus sa siis tööle läksid? Jaa, sest mina pidin tagama ka kõige selle taimede kasvu ja tuleviku ja hooldamise. Me panimegi niimoodi istmete vahele ja taha, et kindlasti oleks see ülikuradi terav asi kaetud. Siis ma tegin need tuutud ja selle tuutu sõlme kinnitan niimoodi, et ta oleks võimalikult, et ta ei jääks töllama. Et see vikat tõesti on kaitstud, et äkki me ei märka ja siis keegi paneb näpu ja korralikult kinni, mitte niimoodi lihtsalt, et küll ta käib. Ikka nii vead selle tuutu nii ülesse, kui saab ja võt, siis see kanna, see valus terav osa on ka alati kaitstud. Et need on mul tehtud täitsa tutt-uutest vikatitest. Poest ostsin, valisin ja matkisin. Väga oluline matkida seda vana vikati, vikati tera on aastatega kulunud teritamistel, et see kand on siin võsavikatil meeletu tähtis. Sellega teeb imet. Aga alguses, kui sa teed selle vikati, kas siis on ka juba sul see jõnks sees? Relakaga lõikan. Sa lõikad sisse? Vaata, see jõnks on praegu liiga prosta, liiga jama. Siin kukkus see paremini välja ja siin mul nüüd eelmisel aastal tuli pragu ja tänavu pudenes ära. Aga ikkagi ka sellest kannast või sellest, see on kand keeles, et sellest kannastki piisab täitsa. Aga ta on aja jooksul sul kulunud, aga nii sügav sul ei ole olnud? Ei, ma kohe relakaga praktiliselt, ega see vikat on mul vähe kasutus olnud. Et siin kahjuks nüüd nagu siuke järsk relaka lõige oli niimoodi jõnksuga, aga võinuks matkida seda kumerust juurde, et siis oluline on see, et muidu selline suurel poest ostetud vikatil on siit ju maru lai. Ka see tuleb teha proportsionaalseks, vaadata kas või vana vikati pealt, et kui palju siis tuleb ära lõigata. See pikkus on sul nüüd kujunenud? See on kujunenud ja soovituslikult seal paberi peal ka, et 30–32 oleks see lõike osa. Võib-olla siis siit alates, 30–32. Kurvist. Jah, et pikemad, vaata, on ambitsioonikaid inimesi mõtteviisiga, kurat mina, et ma teen pikema, ma olen ikka suur poiss. Et see on tegelikult vale tee. Mina olengi leiutanud sellele nime, et ta töötab nagu pistoda. Ta on nagu pistoda, niisugune lühike relv ja ei ole mingit põhjendust, et teha seda pikem. See, kes tahab võistelda heinakaarel, et rasket ristikut niites, vaat seal on mehed, eks ole. Ja väga tähtis on see, et metsavikatil on vaja saada vikati suu nulli. Nulli kust mõõdetuna? Kuuri seina peal on kõige parem vaadata. Ja just. Nii, et teed siin kannaga märke. Nii.
ja siis vaatad ja vaata minul nendel vikatitel oma selle tagumise osa tõttu ma ei saagi neid nulli. Aga veel parem, kui ta oleks natukene isegi nagu kinni. Kinni just, jah. Sa mõtled nulli sellest nurgast? No seda kontrollitakse niimoodi, et teed siit seina peale krõpsu. On ju, sellest nurgast on ju? Jah, see nurk. Ja siis vaatad, kuidas see tipp teeb krõpsu. Ja see peab olema 0. Võib isegi olla sissepoole või kuidas. Mitte suurem. Jah, mitte suurem. See on väga tähtis, aga need 2 vikatit selles mõttes ei olegi head, et ma ei saa neid mitte kuidagi enam nagu nulli, sest sul tuleb siin piirang vastu. Jah, vot. Siit natukene maha lihvida, siis võib-olla kannataks allapoole. Ma nagu lihvisin ka, need on lõigatud ja need pagan vähe võtsin. Ja siis, kui ma juba korra koksisin ta siit selle kiku nagu siia sisse, siis enam pesa oli juba ees ja nii edasi. Vot siin ongi näha, et siit midagi murdus ära. Vanasti oli see ja nüüd niimoodi. Ja minu ühe kruviga on kinni, jah? Jah, üks pikk ja jäme. Ja see mul lihtsalt aastate jooksul kujunes, see on tülikas teha, nikerdamine, inimene, kes nagu liiga kramplikult või jõuliselt läheb selle asjale peale. Et võetakse niimoodi murega kinni ja siis sa lihtsalt, kui nagu kuskil kändu või tüükasse läheb, siis lihtsalt sa väänutad selle kruvi lahti siit seest. Ja siis aina pikemaid neid kruvisid ma kasutasin. Ja tegelikult metsatööl, ma räägin siin samas koha peal ära, et õige rahulik töövõte on nagu, et niimoodi lõdvalt sõrmedega hoiad siin vahemikus. Kogenud inimesena sa tead, kui palju midagi vaja. Ja siis ta on nagu hästi töötav. Kui sa hoiad jäigalt, siis su ranne väsib ära ja 100 häda. Et tegelikult vaja on nagu, et sa oled hästi paindlik, ise saad ka ennast metsas kogu aeg kohendada, et igatepidi sa oled niisugune elegantne. Ja põhiline siin, siis isegi kui lööd kuskil pimesi tüükasse, esimestel aastatel pärast lageraiet neid tüükaid, mis on talvel mehed lume pealt lõiganud. Jomaki paned vaarikates. Nii, et siis nagu see efekt on selles, et siit lihtsalt rebeneb su lahti. Ja sinu jõuõlg, kus sa hoiad, ei vääna seda süsteemi siin puruks. Ja. Et igatipidi otstarbekas on niimoodi, et hoiadki siit, siis sa saad siin mängida ja nendega tippudega ja kõik töötada, et mitte mingil juhul hoida niimoodi jõuliselt, et kurat nüüd ma panen. Ja siis saab siin lipsida ja õlgu kergitades töötada laialt, piisavalt. Niitma, et vikat on nii ohtlikult terav ja valus jube asi, et ikka sa kannad, et sa näed ise tera ja kodus ka, et ei pane lihtsalt kuuri seina najale, vaid alati meil peres oli niimoodi, et me lõime siis selle kuuri voodrilaudade vahele kinni. Et igal juhul, et kui peres on lapsed, ka kogematagi keegi, et ei libise kellelegi pähe selga. Aga kummaline on see, et isegi vanad ja kogenud inimesed või niitjad panevad ikka tihti püsti selle vikati kusagile, et see on väga kummaline ja hoiavad nii. Huvitav. Heinamaal küll, küll, kui tuldi kase alla, et hakkame nüüd natukene kosuma ja päike teeb varju. Et siis seda ma küll nagu usun, et heinakaarel sa võid lüüa ta tõsimeelselt maas. No tõsiselt. Siis on küsimus selles, et ta ei tohi olla niimoodi, et kui mina olen madalam, et ma jooksen siia otsa. Jah, just. Siis pead ära mõõtma kõik, kes heinamaal on ja see tera peab olema kõrgemal. No vähemalt, kui sa oma töö järje peale jõuad, siis tera sinna niitmata osa peale, et seal ju keegi seal ei käi. Kindlasti ei käi, ei lapsed ega ise. Ja nüüd selline näeb välja üks lapi kultuur. Siin on kuusetaimed istutatud 24. aasta kevadel. Nad on kasvanud nüüd eelmise suve ja tänavuse suve ka. Ja neid tänavu ei ole keegi hooldanud ja nüüd saamegi vaadata seda,
kui tõsiselt need taimed on hädas ja mida siis teha. Sest mis veel muide, et kui tulla hommikukastega või pärast vihma tahaks ikka tulla metsa, et siis kõige rohkem teevad meid märjaks kõrrelised. Ma ei tea, kas olete seda märganud või keegi, et need kõrrelised, nad on niisugused õrnad ja kerged ja siis, kui mul ka isegi siin raja peal on, et nad on tilkes. Vaata, kui on vaarikas tilkes või ohakas, siis ta on jäik ja ta on seal koha peal. Aga need kõrrelised tulevad meile igatepidi lookas ette ja need teevad kõige rohkem märjaks. Ja vot nüüd, kui ma läheks nii-öelda võsasaega peal, kolmnurkkettaga või mis tahes hea riistapuuga, et siis ma ei näe. Aga juhus, et ma juba nägin okkaid, vahel lihtsalt aiman, seal korra 3 okast oli näha ja niimoodi. Ja mis veel? Alati tasub metsatöödel, eriti noorte taimede kasvatamisel, võtta endale teadmine, et kus on lõunakaar. Tuleb hommiku idast ja läheb õhta suvel pikemalt seal läänekaares ja vot seda teades me töötame taimega, teeme talle head. Et praegusel juhul, üsna jämedalt võttes, et lõunakaar on seal. Ja vahel, kui on põuane suvi, siis ma jätan päikse poole külge ja ka praegu, kus on nii meeletu taimestik, tülikas taimestik, nüüd ma olen tänavu ka teinud niimoodi, et ma ikkagi jätan just pigem lõuna poole midagi talle. Sa jätad lõuna poole kasvama midagi? Tibakenegi. Ühesõnaga, vaat see sama asi, et tegelikult tuleb ju hädal võimsalt tagasi. Selles mõttes ma ei taha kogu lappi puhastada ära, et siis on nüüd mõneks ajaks rahu ja taim saab ilgemalt hästi päikest, sest tegelikult just kuusel on nagu varjuokkad ja valgusokkad. Et kevadest peale taim on aru saanud, et ahah, ma olen üldiselt nagu valguse käes ja siis ta teeb niisugused tugevad okkad, mida ka hea meelega gurmaanid kitsed ei ole huvitatud sööma, kui on valida midagi õrna ja pehmet, siis kõik need kaasteadmised või taustateadmised on sellised, et hea ei ole taime nagu laus niita, et nüüd on kohe sügiseni tal siin kõike valgust. Sest isegi nende varjuokaste tõttu on kuuse taime väljaniitmisel on päikesepõletus, nad lähevad niisuguseks valkjaks, kollakaks. Nad saavad nagu tõsiselt kahjustada. Et me ei pea seda taimele nagu tegema. Et vot siis ütleme nii, lõunakaar on meil seal, siis ma püüangi asukoha järgi olla pigem põhja pool ja siin, et üldse nagu teha ruumi, siis ma võtan ka võimalikult madalat ja pärast näitan, et mis on selle vikatiga võrreldes võsasaega töötamisega, et kui ma võtan vikatiga siin, kas või pimesi, poolpimesi, mingid, et tahaks vaarikad kõik siit kandist ära võtta, siis hea praktiline on see, et kui ma lükkan vikatit sinna pool, kui kuusk läheb eest ära, siis ma olen siinpool kuuske. Ja see kiirendab tegelikult seda tööd, et muidu pusserda ja pusserda. Nii, siis näed, vaata see vikati suu ongi see, mis praegu siin väga segab, et ma pean nagu täiendavaid robakaid tegema. Ja siis lõuna pool ma olen natukene siis neid kärpinud, et valgus oleks nagu arsuurselt taimeni tulev. Niimoodi. Ja nüüd ta on tükk aega jällegi päästetud. Ta ei olnudki siin veel nii-öelda lämbumise ohu nägu. Ja tegelikult looduses ju kuusetaimekesed ju võitlevadki enda elu eest muu taimestikuga. Aga siin see on nagu see kõdu
kõduturbasoo, see on viljakas, hakanud lagunema, sest siin oli ka talukraavid sees. Et siis see on juba aastakümneid, nagu see turbamuld on hakanud lagunema, ta on hästi viljakas. Rohkem ei olekski tänavu sellele vaja. Siis, et saada seda... Kuidas sa selle järgmise kuuse nüüd üles leiadsid? No vaata, nende kühmude järgi ka ja teades, et siin on 2000 lappi tehtud enam-vähem umbes. Ja siis ma hakkan siit jällegi otsima. Ja noh, siin marjub selle ka juba ära, et kus ta võib üldse nagu selle taimestikugi järgi olla. Ja näed, kui ei oleks seda vikatit, no kuidas sa kohlad siin võsasaemees, raske riist rinna peal ja podisemas ja mürisemas. Siin ma ei tea, kas see nüüd on siis ära surnud. Nii, ja näed, ei olnudki siin. Otsime edasi. Jah, otsime edasi. Näh käes. Ja ikkagi ma kordan oma muret, et näed, see vigati suu on nii oluline. Ja praegu rampsib lihtsalt, sest et mul on võimalik taganeda niimoodi, et ma saan. Nii, suu. Panen otsa ja panen teiselt poolt kas ei pimesi just nimelt, et kui midagi jääb, siis jääb. Siin ta saab suure osa ööpäeva algusest nagunii kätte ja rohkem pole tarvis. Ühesõnaga, 3-5 tõmbega oled sa kuuse ilusti välja tõmmanud? Jah, aga ajas võtab aega see otsi. Kui niimoodi vaikselt vaadata, kui kaua ma kohlasin siin. See oli viljatu küngas siin ja nii edasi, et selle tõttu läheb siin aega. Aga iseenesest just, et selle töövahendi efekt on tegelikult tohutu. Isegi kui tulla, kui on ka võimalik tulla nii-öelda perega või abikaasaga. Kahekesi on see töö nagu, kuidas öelda, talutavad. Saad juttu ajada ja kõik. Vaata, siin on päris kõrge see lepp, kas sa seda jätad kasvama või jätta maha tõmbama? Üldiselt, kui ta on tänavu, et üldiselt, kui ta ei ole lapi kuusekese lähedal, siis ma jätan selle rahumeeli sügisese selle võsaka tööks. Siis sa paned lärdi ja võtad kõik laiemalt need puhmad maha, sest esimestel 3-4 aastal peab tegema suhteliselt nagu kogu langi nagu ülepinnaliselt peaaegu et nagu ära, sest taimed on nii väiksed, et ikka anda neile võimalikult ruttu täisjõud kätte, et nad ükskord ometi tuleksin sellest jamast juba nagu läbi. Nii, miks on vikati kand oluline? Kand oluline selle noorendiku hooldamise tööl. Vaataks, nüüd sa said selle jämeduse enam-vähem peale. Seal on see lepp, on ju? Jah, lepatüügas. Nii. Ja võt, nüüd kui on tema suu õige ka veel, siis lähed võimalikult alt, nagu ikka, et siis ta, vaata kui sa püüad siit poole maa pealt lüüa, siis ta liigub kaasa ja ei taha alluda minu jõule. Aga kui ta mida altpoolt, mida kinnituskoha lähemalt saan teda naksata, rünnata, siis lihtsalt see nõuab nagu ekstra, kui on üks ekstra puu, et ikkagi võimalikult alt ja siis seda rämu ja vaarikavarsi ka saab kasutada ära nii-öelda muude nagu taimede ohjamiseks. Praegu ta oli sellises suunas ja vot seda saab ainult selle kanna osaga, sellist lõiget. Ja vahel, kui on väga suur lepp, et lihtsalt lähed ülevalt peale. Kuust on meil siin varjus praegu. Nii. Et siis lihtsalt põhimõtteliselt selle tööriista hüvesid kiites, ütleme nii, praegu suht peenikese puu puhul, mida peaks alt niitma, et võtame näiteks, kui me tahame kuskil nagu saada nagu kaugemalt mõned taimed ära, põõsad. Ja isegi on nii, kui ta on nii jäme,
et ma ühe lõikega või läbi ei saa, siis ma saan niisuguse lõike, et ma murran ta ära. Ja tihti tasubki jätta see jultunud olukord, et me ei kannagi seda latva maha, et las taim tegeleb selle ladva elus hoidmisega. See on niisugune julm põhimõte. Et las ta tegeleb sellega, siis ta ei hakka siit ajama uusi vesivõsusid. Et las ta siis olla. Ma sain ta krõksti eest ära, päikese poolt küljest, kuusetaimel tülist ära, mulle piisab ja isegi saan ka pimedas ju lüüa, pimedas. Nii. Ja suht suur valgusaken tekkis siia kanti. Ma juba märkasin siin kuusekest. Võt nii. See vikat on tõesti terav. Noh, ja täitsa ju küll, ühesõnaga, et sellises olukorras on kuusetaim liigina võimeline võitlema enda eest. Ja pole rohkem seda kuuske vaja siin lageda peale tõmmata. Jah, mingil määral taimed kasvavad ja natuke paistab päikest läbi. Jah, just, et siis, kui ma võtaks siit maatasa kõik need vaarikad tema ümbert 50 centimeetrit puhtaks, siis need tulevad kõik korraga, sest juurestik on ju kujunenud välja. Kas sa neid vikati, kui sa neid teritad luisuga, mul tundub, et sa neid ei pinni? Ei, mina ei ole pinnija. Minu isa ei osanud pinnida ja... Aga kas sa üldse sellega, kas sa peale luiskamise nendega üldse veel mingid muud teritusprotsessi teed? Ausalt öelda, mul on kolmnurkviilist tehtud nuga. See vikati nuga on kaasas, et näidata lihtsalt, et minu isa tegi sellise riistaga ja mina tegin ka. Aga nüüd ma 2 aastat ei ole vaevunud, sest vaata, pikal vikatil on hea lihtne. Võtad ta ja rogistad ja paned jala peale siia ja nii edasi. Et sellel on nii tülikas ja suhteliselt ohtlik seda vikatipussiga. Minu isa ütles vikatipuss. Vikatipuss. Jah, see oli meil mõiste. Ja seespoolt küljest võttis ja võt siis ongi niimoodi, et igavene tülikas on seda lühikest pistoda vikatipussiga tagu teristada. Et ma ei ole vaevunud, ma olen vaadanud, et ma saan teravaks ikka küll, kuigi ju ta pussiga lõigatakse see faas ilusti siledaks. Natuke õhemaks. Jah, õhemaks, et ta luisuga läheb rutem paremini teravaks ja nii edasi. Ma küsisingi ka selle mõttega, et ega seda ilmselt ei saa nii õhukeseks teha seda tera kui heinaniitmisel, sest sul on siin ikka karmim taimestik. No vaata see faasi mõiste isegi, sest ma mäletan nagu silma järgi, kui laiaks isa siis vikatipussiga lõikas ka heinakaare vikati. Et ega ta tegelikult ikkagi üle 4-5 millimeetri ei olnud. Ei olnud. Ja nuga ei tee ka nii õhukeseks kui pinnimisega on oht. Jah. Pinnimisega tõmbab liiga õhukeseks ja see sentimeetri jämedune lepp tõmbab ta 2 korra. Jah, ja ta on rabe, üks õige vikati tera, mis on nõus teravaks minema. See on ka ühtlasi tibarabe. Tibarabe, nii kui näiteks. Õhukeseks pinnidagi, ta on praegu sul nii ilus terav. Ja, et sellisest faasist minu praktikas piisab, ega ma muidu... Ja, näed, naksti läinud. Jah. Et kui ta ei ole lausa otse siin kuuse väga lähedal, siis saad nagu odavalt nagu lahendada selle suvise hooldamise teema ära. Kas sa neid vena ja vikati terasid kuidagi valisid ka või? Ma olen kuulnud, vaata, räägitakse koputamise teel. Ja, koputasin küll. See on mul pärit nagu isa ja emad. Võib-olla see käis just nagu veneaegsete vikatite kohta, et suur mingi vene tehas kuskil vorpis ja nii, et karastused ja kõik olid nagu pooljuhuslikud. Et siis kas ta oli plänn või kõlises, see oli nii tähtis. Ja isegi siin, kui need 25 aastat tagasi rohkemgi, kui need vikateid oli mul vaja ja enda pere ja kõik need vanad loomulikult siukse kujuga vikatid olid otsas. Ja. Et siis ja naabrite omad kõik olid küsitud, et siis ma pidin hakkama poest lihtsalt neid ostma. Sa läksid reaalselt poodi ja läksid poodi vikatit koputama?
jah, ja läksin ja koputasin just. Ja, koputamine ei ole keelatud või? ja helistasin ja ega keegi müüjatest ei tõstnud pead ka, sest nad olid samast põlvkonnast pärit. Nad teadsid, et ei ole nüüd niimoodi, et ma võtan siit, panen koti täis neid. Ja mis on teine asi, mis on väga oluline, kui nüüd ise hakata oma perele neid vikateid tegema, et siis, et saada enam-vähem sirge, see metsapistoda, see pistoda tüüpi vikat on hea, kui tal ei oleks nagu see tipp nagu juba ära kaardunud, aga naiste numbrid 6 ja 7 ja need lähevad nii varakult juba nagu kumeraks. Noh, kogu tema joonis. Et tegelikult rahumeeli tuleb osta number 10 hulgas valida omale vikatid. Et saaks võimalikult selle sirge osa kätte. Ja enamus lõikad minema. Ja enamus ei kohe pikk jupp läheb täitsa kaduma ja ma ei tea, mis maksab praegu vikatitoorik või see. Ja tänapäeval neid enam ei müüdagi. No kuskilt ikka saaks. No kuskilt, kellel on jäänud? Vanavaralaatadel või kuskil müüakse? Ma ei tea, kas müüakse. Ei. Ma küll arvan, tänapäeval saab ju kõike. Saab ju kõike. Et kindlasti saaks. No küll neid leiab. Jah, kuskilt tellides interneti kaudu või neid tootjad, sest hiljuti oli veel päris häid vikateid, või noh, see hiljuti on nüüd nii, et kuskilt 10 aastat tagasi, kui ma veel viimati neid asju pidin vaatama ja hoidsin ennast kursis, et siis oli isegi nagu vist Läti, Leedu tootjad olid või Rootsi. Kes raatsib, võib Austria tera ka pooleks lõigata? Jaa, need lihtsalt on suts kallimad olid, võib-olla 3 kallimad, aga need oli valida. Et mitte et osta, et noh, et ma ostan selle väiksema numbri, sest et noh, et äkki see on 7 euri odavam. Et see on mõttetu. Käepide on sul ka siis circa 30 kraadi vist? No umbes 45. 45. Umbes 45. No see on ka maitse asi vist. Jah, täitsa niimoodi ma vaatasin, et mis siin katsetada, olin ju katsetanud küll. Ma vaatasin, et kurat, mingi 45 kraadi panen ära, kui ma tegin selle selle piilu kalde juba ära, et siis märgistasin siin ja... Rääkisid ennem, et juulikuus tegelikult tuleks see kõige lopsakama kasvuaja teha see ikkagi ära. See karusekuu jutt jäi jah niimoodi, et karusekuu umbes kuskil 15. augusti või juuli kaupa, see on mingi usuga seotud kuu või päev, kuupäev, karusepäev, võt nii. Ja siis vanarahvas, maarahvas oli kogenud seda, et vaat kui karusekuul, mis on siis umbes kuu aega sellest karusepäevast edasi, et kui siis raiud võsa, siis minu sõnastus, et paned nagu võsale nii-öelda suhteliselt kõvema paugu, kui mis tahes muul ajal lõigates. Kõige halvem, mida me EPA-s ka metsandust õppides saime ka seda, et vaat millal taim nagu valmistub talveks ja nii edasi. Et puulehed lähevad, kolletuvad või muudavad värvi sügisel, sest taim saadab kõik oma väärtuslikud ained juurestikku, et järgmine kevad seda ainet kasutada ja visata uus aastakasv. Ja karusekuul taimi maha võttes saavutame selle, et taim veel ei taipa, ei ole veel hakanud saatma juurestikusse neid varuaineid. Me paneme parimal kasvu ajal, kõik muudkui kasvavad ju edasi ja paneme talle paugu, võtame ta maha ja siis ta peab oma tavaressursside arvelt hakkama uusi võsusid kasvatama ja ta ei jõua laias laastus, sõltub muidugi aastast, et ta ei jõua neid ka väga hästi talveks ette valmistada. Ei jõua neid varusid koguda, ta läheb kasvu peale. Jah, ja just, et külmakindlus on tihti ka selle, et taimevõrse nagu puitub. Ta teeb ennast korda, moodustab pungakesed ja kõik, aga ta puitub ka. Ja vot siis vähemalt statistiliselt on niimoodi, et siis, kui need tulevad juba sügisesed külmad ja öökülmad ja nii edasi, et need kogu aeg nagu väsitavad, tülitavad, kahjustavad neid noori võrseid. Ja karusekuul teed selle hoolduse ära ja järgmine hooldus ongi sügisel, kui sa võtad ette siis rohkem need puidu ja
jah, puidukasvud just, et siis juba ja ongi kõik. teha see, jah, et rohkem küll ei jaksa. Ja piisab, ei ole vaja. Ei ole vaja tõesti, aga sügisel siis tõesti veidi laiemalt juba võtta sinna need leedripõõsa lahmakad ja sarapuu on ka niisugune, vaata kui mahlane, kui on suur sarapuu põõsas olnud kunagi, siis ta juurestik on nii suur, et ta muudkui paneb. Et eks siis sügisel laristab ja lõhub neid siis. Siit leiame mingi kuuse veel või? Jaa, kindlasti. Nii kuuse paistab. Nii kuus paistab. Siis ma kõrvalt nagu julgestan sind, et tee enda poolt siis nagu laiemalt nagu ära. Ja just, et see kuuse tõukamine on väga oluline aja kokkuhoid. Siit eespoolt piisab pool meetrit, me võtame siit sealt. Siit poolt külle võid võtta. Selle ka siis. Jah. Nüüd ma peaks siia minema. Võid lähmaki panna selle ja siis, et just, et need nagu nii, ja tundub, ja siit natuke võib olla vahe. Vaata vahe, siin on ohaka ikka palju, et kui sa ühe ohaka nagu maha näbrostad, siis vaata, kus tekkis ruumi nagu ja see on füüsiliselt kõige odavam liigutus, sa pigem nagu toetad. Ja ta on juba murdunud, ta enam ei ole selline tugev. Jah, et kohendad ta ära ja see on võrreldes selle keskendunud laksimisega on jälle odavam endale. Just, kui sa ikka tunde teed. Jah, täpselt, et see... Aga see väike vaarikas võib siin jääda? Ja kõik võib jääda. Natukene kaitseb selle terava päikese eest. Ja kõik võib jääda, isegi jah, kui ta oleks siin kõik natukene veelgi kabedam, siis ei ole probleemi. Ei ole üldse probleemi. Pigem hea. Jah, just, et ta ei saa ka äärmus päikseid ja palavaid päevi siin. No näed. Ja just, et kui võtta eesmärgiks, et me teeme põhjakaarest, võt leiuta sealt veel. Võiks ju olla. Sest vaata, tihti ma ka üks päev, kui ma siin oma tüki peal töötasin, siis ma nagu püüdsin endale ka selgeks teha, kus suunas kopp läks, kus suunas ta taganes, et siis, kui siin on auk, et siis tegelikult ma arvan ikkagi, et praegu siin on ka see, et ta on siin kandi peal, sest et see augu sealt küljed on madalamad ja kuskil ta nüüd võiks olla. Kui ta ei ole välja läinud. Aga neil isegi üllatavalt hästi need säilisid siin palava kevadega eelmine aasta. Siin ei näe mu praegu. Nii, aga siis ei tasu, ei tohi. Vaata, taim on ka kallis ja enda töö on ka kallis, kui sa oled juba istutanud. Siis sa pead olema kindel. Ja siis lähed rahulikult edasi ja järelikult ta on kuskil, siin kandis ta peab olema. Nii, et kui ta ei olnud nüüd siin, lapi peal. See on tegelikult kõige kõrgem koht. Või lapi koht. Siis äkki ta oli kuskil siin. Siin on mingi kõrgem puhmas, see võib olla. See on kasekänd, need on juba juurevõsud 2 aastat kasvanud. Sookasv ajab eriti seda kännuvõsu, mis on ka tegelikult väga tülikas ja töömahukas, sest kännuvõsust tulnud kased on tegelikult kehvema kasvuga. Põhimõtteliselt, nii kui ka haava juurevõsud ja ka lepa. See on ka üldteadmine. Et, näed, siin tegelikult nüüd on seal. Nüüd on seal. Väike vildatud sai võtad võima. Aga huvitav, miks siin ei olnud? Siit, nüüd on, ütleme praegu, lõuna on seal. Aga seda siit võib olla veel või? Ei ole vaja. Vaata, proovi seda pihlakat, see on nüüd hästi magus ülesanne. Alt ma ei olegi võtnud. Siin on nüüd vaja raksakat ja kuna meil suu ei ole ka hea, siis sisuliselt ma isegi näitan sulle korra niimoodi. Et siis sa nagu pigem ülemine käsi hoia paigas või tõmba enda poole, et saada see suu nagu lõike hetkel paremaks. Et sa nimelt nagu... Hoiad osa nii kinni või? Jah,
see on mu tavaline töövõte. Eriti kui sa nüüd hakkad valmistud seda võtta. Niimoodi. Jah, et siis alt üles võimalikult maa lähedalt ja just, et sa vasaku käega tõmbad nagu enda poole. Et oleks õdvalt käes. Jah, ja et kompenseerida seda vale suud. Noh, ja võt, ka see on väga hea tulemus, sest siis ta on kahjustatud. Ja mis vaata tundub mul kohe, et ma täna teeks niimoodi tänavuu. Ahah, jah, hea. Ja juba piisab. Ja vaata, mis on veel, kui me nüüd kauem siin ei tööta, et see on see angervaks. Angervaks on suht rabe ja vaat neid on hea, vaata eriti kui on siin kõrrelised ümber kuuse, siis kõrrelised saame ohjata niimoodi, et kui ma tallan ka nad maha, eks ole, panen ise, tulen jalgapidi peal, siis selle angervaksa okstega ma saan lämmatad seda teiste taimede kasvu. Jah, et need püsti uuesti tõuseb. Sest isegi kõrrelisel on ka see asi, et hädal on alati tihedam ja võimsam, kui nüüd ütleme see kevadest peale ilusti välja kujunenud ja juba need kuradi võisikud külles ja pane kräu, kui siin on risuhunnik. Ja ma lõikan need leedrid, leeder kasvab imekiiresti, õudselt kiiresti. Näed, siin ma mööda minnes leidsin kuuse. Sul on juba tekkinud see tunnetus? Jah, täitsa, et noh, kuidas kuskil. Kui kaua sa oled teinud seda? Oi. Terve elu? Ei ole. 95 istutasime kasekesi seal sagade all. 95. suvest peale olen võimelnud. Ja ja noh, ma olen elu jooksul igasugu põhimõtteid teinud. Kunagi oli niimoodi, et ükskõik kuidas, et me ei peaks tagasi tulema siia nii pea, et siis niidame kõik nagu lagedaks. Sa oled praktikas saanud kõik järgi katsetada? Ja ma olen vaadanud, et just, et no ei ole vaja seda niisugust tööd teha. Ja muidugi metsatöörenduse maadel lihtsalt ei olnud ju inimesi vahepeal. See oli 2009, 2010, 2008, kui iga noor mees, kelle käes haamer püsis, need tulid ju metsast ära ehitustele. See oli ehitusbuum, see kuradi papist majade buum. Ja ei olnud ju mitte kedagi seal 2000-te algul metsa võimalik saada. Ja siis ma nagu telefonitel rääkisin selle osaühingu juhatajaga ja rääkisime ka, kuidas te hooldate ja mis värkid teil on ja mis inimesed teil on ja siis ütles, et me oleme teinud nende väikeste vikatitega ja tuli välja, et sihukene sama kultuurikolle oli Ida-Virus täitsa olemas, Lüganuse kant ja nad tegid tohutult palju, kaasa arvatud ka mul, me kuidagi nagu klappisime. Ja need naised tegid ja neil oli omal terve sületäis vikatid iga naise jaoks ja Võin siin huvi pärast proovida mõnda ohakat vaarikat on. Ja eesmärk ikkagi, kuna siin on veel kõduturba maa ka, et siis ei ole nagu seda muret, et vikat läheb vastu maapinda nagu nürimaks või Üllatavalt hästi lõikab. Krõks, tõesti üllatavalt. Ja kusjuures sellega lõikab praegu väga palju paremini. Ma ei saanud seda teravaks. Siin ma pean vaatama, äkki siin on mõni kuusk sees. Tead, teise poolt küljest ma tohtusin selle läbi, aga... jah, niimoodi tõmbad enda poole ja vaatad. Ja niimoodi portsaaval. See elukogemus näitab, et hakkad nagu nii-öelda siit poolt peale. Sest vaata, vahel ei ole jäigad taimed, et nad jäävadki pool lääpa juba maha, et siis hakkad nagu sealt peale seda tõenäosust otsima. Ja niimoodi paraja portsu kaupa ja täna veel päike ka kuskil välgatab, vaatad, seal sees on, seal peaks kuskil olema. Ma ei ole veel leidnud. Ja mis on veel siin, võtad lapi kultuuri puhul on need kuradi reljeef on ikka uhm. Ja siin suvel sai näha ka, mis sul siin jalge on ja seda pikalt aitab sul olla püsti.
ta on nagu kolmanda jala ees, tabureti kolmas jalg. Ma proovin seda leppa siit maha tõmmata, ülevalt alla. Ahah, Ahah, väga hästi. jah, lihtsalt ülevalt alla, mitte et kurat, võtan hoogu ja panen siis külje pealt. Siis ta jookseb ka.